Joo rahvas, siin Ralf. Täiesti uskumatu, meil täitus 14 000 subscriberit. See teekond siiamaani on olnud väga pikk, väga lahe, väga seikluste rohke, väga südamlik, väga õpetlik. Ma alustasin seda videote tegemist tegelikult unistusena ja see ongi olnud aastast 2014 minu unistus, kui ma algselt tulin sellele ideele, et joo, ma tahan videoid teha. Ja kuniks ma siis 2 aastat hiljem alustasingi ja sellest saati on see olnud mulle selline hobi, mida ma olen saanud kogu aeg igas olukorras põhimõtteliselt teha, teid kaasata, teile kas või natukenegi meelelahutust luua. Olla see, ma ei tea, tore hetk päevas või siis see vajalik, sõbralik meelelahutus, kui on keeruline, sest et mina olen olnud selles olukorras, kus ma vajan oma lemmikut YouTuberit või streamerit, kes oma energiaga, oma tegemistega tõstab natukene mu päeva meeleolu ülesse, kas siis loob hea alguse mu päevale või teeb hea lõpu mu päevale. Ma olen südamest tänulik teile kõigile, kes te olete siiamaani mind vaadanud, subscribe'inud, minu tegemistega kaasatud olnud. Need kõik lahedad asjad juhtusid põhimõtteliselt samal hetkel. Me hittisime 14K, siis oli koheselt jõulud ja siis oli mu sünnipäev. Ja kuna ma oma jõule seekord ei filminud, ma mõtlesin, et rahu, 1 aasta võime rahulikult võtta, siis see on selline teistsugune video. Ma näitan teile, mis ma jõuludeks sain ja sünnipäevaks sain ning annan teile ka teada, mida võib oodata aastal 2026 ning mida võib oodata 14K specialina. Ma loodan, et teile meeldib see video kindlasti. Smash siis like buttonit, olge muhedad nagu alati. Teeme ka ära eelmise korra shoutouti eelmisest videost, mis oli Aleksiga banger video. Meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle. Ning kui sul on soov järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. By the way, Espresso Shot tuli detsembri alguses välja. Täiesti unannounced ja ma arvan, et see on mu parim lugu. Nii et minge kuulake ka seda. Alright, mida kõike toredat ja vahvat sai Sir Johannes jõuludeks ning sünnipäevaks. Väga veider asi on see, et sel jõulul ma ei oodanud üldse midagi. Ma nagu eriti ei tahtnud ka tegelikult midagi. Aga joo, see aasta pängis. Me tegime Secret Santat peres, üleüldse kõikide teistega ka. Need kingitused kuidagi räigelt hästi pandi naelapea pihta. Alustame selle hauliga. Andke ka kommentaariumis teada, mida lahedat teie saite jõuludeks ja kas teie jõulud läksid toredasti. Alustame siis jõuludest. Ketli kinkis mulle alkomeetri. Vajalik kingitus igasse perre. Ma sain väga vajalikud asjad auto jaoks, täpsemalt siis autolõhnastajad. See läheb siis põhimõtteliselt topsi hoidesse sul seal autos ees istujatele. Lõhnab väga hästi. Ma just panin uue lõhnakuuse endale autosse ja siis tuli siuke tore kingitus, aga väga äge. Ja tegelikult siin karbis on veel lõhnastajad. Infinity Flow Perfume Dashboard Cleaner. See on siis cleaner, millega saab puhastada. Siin on siuke lapp ka olemas, millega saab hästi dashboardi puhastada ja siin on ka perfume spray, mida sa saad autosse lasta. See on räigelt hea lõhnaga ja siis sul auto lõhnab hästi. Siin on tegelikult ka see Infinity Flow Luxury Car Air Freshener, sorry. Ma nüüd ei tea, kas siia peale peab seda parfüümi laskma või käib see teisiti, ehk siis see juba lõhnab. Väga ägedad kingitused ka siin. Siin on siis Hugo Bossi lõhnaõli. Lõhnaõli läheb ju alati vaja, me kõik tahame hästi lõhnata. By the way, väga hea lõhn. Ma sain sõbralt, kellel on oma riidebränd, väga vahva särgi. See on siis Bad Daddy Apparel. Siin taga on väga cool disain. See särk on by the way XL. I'm fat as shit. Mulle meeldib oversize särke kanda. Väga laheda ideega bränd, sest et tedid ehk siis mõmmid ehk siis mängukarud on ju alati siuksed nunnud ja sõbralikud ja siis see Bad Daddy satub igasugustesse askeldustesse, pahandustesse ja siis ongi selline lahe riidebränd. Nii et kui te tahate, siis minge koppige endale ka. See on siis kõige uuem drop hetkel, Detention Club. Ma sain Rasmuselt siukse väikse nunnu Spider-Mani minifiguuri, see ei ole nüüd tavaline Spider-Man, vaid see on, kurat, ma ei mäleta, mis selle nimi on isegi. Seal karbi peal oli kirjas, ma viskasin karbi ära. Aga see oli see random minifiguur, mille sa lihtsalt nagu pullid põhimõtteliselt, see on nagu case opening, vaata. Oma sõpradelt ja Ketlilt kokku koos kingitusena ma sain sünnipäevaks siukse vahva freaking Captain Rexi Lego pea. Ma hakkasin seda kell 12 öösel kokku panema ja lõpetasin kell 3 ja ma ei pannud seda isegi üksinda kokku. See on bangin. See on cool as fuck. Siis võtame siit ma panin PlayStationi tööle. Võtame siit Pleikari puldid ära. Ketli kinkis siukse väga coolio Sony PlayStationi enda puldilaadija. Väga mugav. Mul on kogu aeg puldid tühjad olnud ja nüüd on niimoodi, et
viskad selle siia peale, ilmselgelt see peab olema tasasel pinnal ja läheb. Väga vajalik asi. Nüüd see asjandus siin oli mu wishlistis ja mu isa kinkis selle mulle. Mul on väga hea meel, et ta sai selle. See on nüüd, võtad niimoodi lahti, paned siia kaela külge ja siis ta on sul rinna peal niimoodi. Sa saad telefoni siia panna. Ja kas te olete näinud Instagramis ja igal pool neid POV shotte, kus, ma ei tea, pannakse midagi kokku või näidatakse oma päeva. Ma olen seda mõnda aega juba tahtnud. Jõuluvana tõi mulle ja Ketlile tableti. Ma olen kogu aeg tahvelarvutit tahtnud. Ketli oli siuke so-so, tal nagu eriti vahet ei olnud. Aga I love tablets. Mul kunagi oli iPad. Ma seekord iPad ei tahtnud, ma tahtsin Androidi proovida. See on siis Redmi Pad Pro 2. Midagi taolist oli. Jumala normaalne, väga decent, piisavalt RAM-i, piisavalt mälu. Siukseks casual kasutuseks, et vaadata sarju, videoid, mängida natuke mänge ja olla natuke produktiivne. It's good. Loomulikult oli ka sellist stuffi nagu kreemid, kommid, näomaskid, sokid. See särk, by the way, Ketli kinkis selle sünnipäevaks. Mul ei ole varem Championi stuffi olnud, aga mulle alati meeldib Champion. Ja see on esimene Championi särk, mis mul on. Vitamiine ja kõike muud sellist kasulikku, mida läheb nagunii iga päev vaja. Et väga toredad jõulud. Ja natuke kingiti ka alkoholi. Nööbi, gin. Ma tahan seda proovida juba. Margus kinkis mulle sellise laheda võtmehoidja endal koduvõtmete külge. Minecraft. Ja siia kuusekesele ka mõned ehted, mis on väga coolid, väga ilusad. Väga palju šokolaadi, komme, küüslauku. Okei, see ei ole magus, aga jah, igast lahedat kraami. Ma tundsin ennast nagu väike laps. Hästi lihtne on minna seda viis, et lihtsalt raha kinkideni. Raha tuleb ka alati kasuks kõigile, on ju. Aga seega on siuksed läbimõeldud kingitused. See on nagu kõige lahedam üldse. Anyway, ma loodan, et teil olid toredad jõulud ja üleüldse tore aasta. 2025 oli väga õpetlik ja väga tegus aasta. Ja ma loodan, et teil oli tore minuga sellel aastal. 2026, you best believe, ja boy teeb veel rohkem contenti. Absoluutselt igal platvormil. Ma teen kindla kava valmis, et tihedamini striimida, tihedamini main channel videoid uploadida ja tihedamini ka gaming kanali videoid uploadida. Ja tihedamini ka Instagrami postitada ja TikToki postitada, bro. Aga tõesti, mul oli meeldiv aasta teiega ja ma loodan, et teil oli samuti meeldiv koos minuga. Oi, mis plaan mul on 14K speciali puhul. See ei ole üks video. See ei olnud 14K special. Ma tahan teile teha midagi lahedat. Väike throwback, aga see on lahe. See ei tule üks video, see tuleb mitu videot. I hope you like it. 2026 best believe, see tuleb kohe esimese asjana, ma arvan. Kui me lähiajal ei näe, siis järgmine aasta näeme kindlasti. No, ma ei saa siukseid dad joke teha. Head aasta lõppu ning ilusat uut aastat. Ciao.